Tere taas Autonete proovisõitu vaatama. Mõni aeg tagasi jõudis turule uuenenud ehk autonduses kasutatava terminoloogia järgi facelifti läbinud Kia Suurmaastur Sportage. Kuigi siinsed uuendused on üsna minimaalsed, siis varem me ei ole seda autot testinud ja seetõttu vaadakem täna, mida siis uus Sportage endast kujutab. Kere proportsioonidelt on tegu sellise täiesti tüüpilise kaasaegse maasturiga, kus voolujooniline ninaots läheb üle jässakaks kereks ja lõpeb siukese massiivse taguotsaga. Ja kui me räägime nüüd, mis auto juures üldse uut on, siis tegelikult visuaalselt väljast vaadates on teistsugune radiaatorvõre ja taga võib täheldada uut tuledes, mitte küll plokis endas, selle kuju on samasugune, kuid siin sees on nüüd juba LED-tehnoloogial baseeruvad tuled. Kui Kia Sportage'i proovisõidu välja pakkus, oli esimeseks mõtteks see, et ma tegelikult üldse ei mäleta, palju selliseid autosid linna peal ringi liikumas on. Aga võtsin siis kätte ja hakkasin nimme vaatama. Tuleb välja, et neid on palju, väga palju, uskumatult palju. Ehk siis Sportage on klientide seas väga hästi vastu võetud, aga Kia ametlikke materjale uurides selgus, et siia on tegelikult päris palju lisandunud juhti abistavat elektroonikat ning mugavusvarustust. Aga alustame siis sellest, et Sportage on tegelikult päris suur auto. Tehnilistes andmetes öeldakse pikkuseks 4400, laiuseks 1855, kõrguseks 1645 ja telgede vaheks 2640 millimeetrit. Auto kaalub olenevalt modifikatsioonist 1427 kuni 1712 kilogrammi. Maksimaalseks lubatud kogumassiks on 2140 kilogrammi. Kütusepaagi mahuks öeldakse 58 liitrit, see number tasub meelde jätta, sest tegu on suhteliselt januse autoga, vähemalt meie tänase tippversiooni puhul. Mootorivalikusse kuuluvad 1,6 ja 2 liitrise töömahuga bensiinimootorid ning 1,7 ja 2 liitrised diislid. Olenevalt konfiguratsioonist on mootorite võimsused erinevad ning need varieeruvad 115 kuni 184 hobujõuni. Samas on Kia Sportage ka veidikene vastuoluline auto. Hinnad algavad ümmarguselt 17 000 eurost ja jõuavad 31 000 euroni välja. Ehk siis need käärid on üsna suured. Okei, tegu on autoga, mida on võimalik tellida nii esi- kui ka nelikveolisena. Ehk siis see vahe tuleb ka sealt, kuid see facelift oleks võinud sisaldada ka veidikene kvaliteetsemaid või vähemalt paremini väljanägevamaid viimistlusmaterjale autosalongis. Varustusastmed on siin 3, kuid juba baasversioon on täiesti kompult komplekteeritud ehk täiesti sõidukõlbulik. Ning lisaraha oleks vaja välja käia tõesti vaid nende ekstrate ees, mis teie sõitu mugavamaks muudavad. Käima läheb Sportage nagu kõik kaasaegsed autod ikka nupust, käik sisse ja anname minna. Meil on täna 184 hobujõuline 2-liitrise diiselmootoriga auto. Samas tuleb tunnistada, et kuigi pöördemoment ulatub siin 394 newtonmeetrini, siis kuidagi see mootor ja käigukast ei saa väga perfektselt omavahel läbi. Kiirenduseks kulub siin 109,8 sekundit, tippkiiruseks lubatakse 195 kilomeetrit tunnis, aga see auto tundub tõeliselt uimasena. Seda küll ainult mootori poole pealt, sest rool on väga kompu. Siin on isegi võimalus valida 3 erineva seade vahel. Siin roolil on üks väike nupp. Saate valida mugava, normaalse ja sportliku roolitunnetuse vahel. Ja minu arvates ühelegi neist ei ole mitte midagi ette heita. Aga üks asi, mida ma siin väga kiita tahaksin, on vaikus. Me praegu sõidame 110 kilomeetrit tunnis ja praktiliselt mitte mingit tuule ega mootorimüra salongi ei kosta. Sportage ei ole nüüd küll täiesti uus, vaid kõigest uuendatud mudel, kuid ka sellisena on see auto täiesti sõidetav. Aga meie näeme teiega juba nädala pärast uue autoroolis. Seniks nägemist!